Kus sa istuda tahad? See on oluline või? Ma ei tea, see on mu hea külg, et kaamera on seal. Ja. Mul on kusjuures see hea külg. No, siis klapib. Perfect match. Kas sina olid, Mikal, see laps, kes alati jõulupidudel ronis ise lavale, kui veel ei ole üldse antud sõna lastele? Ei, ma olin see, kes laua alla läks. Kus see siis tuli? Miks sul tekkis? Kas sa mäletad seda päeva, kui sa mõtlesid, et ma lähen lavale, võtan mikrofoni kätte ja hakkan nalja tegema? Või see juhtus kuidagi niimoodi purjus peaga, et see kuidagi juhtus sinuga? See on nii purjus. See oli kõik asjad kuidagi langesid kokku. Mul mingi hetk tekkis teatrihuvi ja siis ma sellega ei tegelenud. Ja siis ma vaatasin, et Comedy Estonia hakkas vabamikri üritusi tegema. Ja siis ma olin nagu mingite sõpradega, et see oleks nagu hea võimalus testida ennast. Siis keegi teine ei teinud ja ma lõpuks tegin üksinda. Ja siis see nagu sai jätkus lihtsalt nagu sõltuvusena. Ma ei hakka kommenteerima seda lauset, et selle lavakunstiga ei läinud nii hästi, et sa ei saanud sisse sinna, ma kujutan ette. Seda ka, jah. Aitäh, et meelded. Sa nagu alustasid. Ma proovin praegu ka. Ma pean teistele korraks ütlema seda, kui ma siia tulin esimene asi, me Keiga näeme nagu füüsiliselt teineteist esimest korda ja siis ta esimese asjana ütles mulle, et sa nägid pildi peal pikem välja. Just, ja Agurile ma ütlesin, et Agur, sa oled kasvanud vahepeal. Mingi asi on siin täna pikkustega. Aga mu küsimus, hästi tihti ma küsin inimestelt, kui ma teen näiteks tööintervjuusid või lihtsalt räägin tööst, ma küsin, et räägi mulle mingi lahe nali seoses oma tööga. Sinu puhul see küsimus on nüüd metatasandi küsimus, on ju? Et kas sul on mingisugune lahe juhtum seoses oma tööga, mis nagu tuli ikkagi välk selgest taevast või mis sul meelde tuleb täna? Esiteks jällegi see ei ole mu töö. Aga pigem ongi... So you say, on ju, jah? Ja tegelikult ma kardan, et keegi on maksuametis siin. See ei ole mu töö. Päriselt. Pigem on jah, nagu kõige veidram ongi see, et kõik ootavad, et see on nagu midagi, et vaata, teil on koos nagu jumal lahe mingi, aga põhimõtteliselt, kui sa mingi enne esinemisi lähed kuskil lava taha, vaatad, see on nagu kõige morbiidsem kamp inimesi, kuidas näinud oled. Nagu see ei ole võrreldav sellega, vaat siin olid kõik elurõõmsad, vahe käis, kõik tahtsid rääkida, meil on lihtsalt nagu vaikus, kõik nagu vihkavad ennast ja teineteist. Ma ei tea, see on väga veider. Ja siis nad võtavad lava peal kokku ja teesklevad. Okei, et ainult laval sa nagu naeratad ja räägid, sest enne sa ju ka seisid seal nurgas üksinda. Ma käisin mitu korda küsisin, kas kõik on korras. Ei, täpselt, see ongi see. See on meetod, see on meie meetod. See on meetod, okei, selge. Kui sa oled nüüd stand-upi teinud ja sa oled umbes aasta teinud seda, on ju? Mitte oma tööna, vaid hobina? Hobina 5 aastat, aga jah. Hobina 5 aastat, okei. Mis sa enda kohta õppinud oled sellist hobi tehes? Et kas mul on terasmaks või ta saab varsti läbi. Pigem, ma ei tea, enda kohta õppinud ei ole, aga lihtsalt see on nagu kuidagi ennast arendanud, et just nagu veits seda kunagist introvertsust nagu kuidagi eemale suunanud. Sellega on ikkagi see, et sa veits pead ennast ikkagi avama ja selles suhtes. Ja see on ju selles suhtes nagu, et sul on ju see oht, et mitte keegi ei naera ja ei saa üheski su naljast aru. Mis sa siis teed? On selliseid õhtuid olnud? See on tavaliselt kui keegi HR-ist korraldab firma peo kuskil ja mingi pallisaal võetud, kus siin pannakse pimedas nurgas 500 inimest tegema, kes kõik tahavad lihtsalt jõulupeol juua ja siis öeldakse, et vaadake seda tüüpi, me maksime. Ja siis kõik on nagu 3 minut, nad annavad sulle tavaliselt mingi 30 sekki ja siis on samas joomine nagu me. Okei. No mina ise usun sellesse, et huumor päästab maailma ja Go Workupitis meil on hästi, huumorimeel on, ma arvan, et üks meie põhiväärtustest, mille järgi me värbame inimesi ja meil ei ole sellega aeg-ajalt ka kõik korras, me teeme veidrat nalja ja vahel ise ka mõtleme, kust see piir läheb. Kui sa nüüd nagu hobina oled seda professionaalselt teinud ja teed nalja, siis kas sinus on tekkinud selline kriitika, et kuulge, et siit läheb nüüd piir või et kuulge, jätame selle profide jaoks?
et nagu mina ütlen endale, et jätame seda jah, just, et sa mõtled seda, et Jesus, las ma ise teen seda. Ei, ma ei tea, ei nende piiridega on alati nagu veider asi, et minust nagu siis, kui inimesed naeravad, siis on ilmselge, et nagu seal ei olnud nagu piiri või kui see piir on, siis see sai nagu mugavalt ületatud või oleneb kontekstist ka muidugi, et minu enda parim kogemus oli see, et ametlikult me ei kirjutanud Saku jaoks reklaami, aga siis, kui ma Saku jaoks reklaami kirjutasin, siis me enda arvates tegime nagu mitte geniaalse asjaga, see oli vaat see, et kui sa nagu edastad mingi 20 skripti, siis alguses palutakse ühte asja, siis ta ütleb, et sa vist ikka ei saanud aru, mida ma palusin, ja siis see on täpselt see, mis ma palusin. Ja siis lõpuks nad võtavad mingi kõige imalama. Ja siis enda arvates meil oli hästi sarkastiline asi, aga see oli mingis mõttes me olime uhked, sest me jõudsime sinna Virginia Woolfi kommuuni Facebookis. Coworkupit on ka jõudnud sinna ühe korra. No siis ma olen õiges pundis ilmselgelt. Sest ma ise ka ei teadnud, et ma nagu antifeminist olen või naiste vastane, aga nüüd seal tuli välja ja et see oli tore teada saamine enda kohta. Kui sa küsisid, mis ma enda kohta õppinud olen, siis ma õppisingi seda ja sest Virginia Woolfis öeldi, et need, kes selle kirjutasid, on kohutavad inimesed. Meie teema ei olnud naistega kusjuures seotud, aga ma ei hakka seda praegu siin laiendama. Ma sind enne kuulates mõtlesin kogu aeg, et kuna tuleb see uue Eesti brändinali, sul ei ole see repertuaari veel jõudnud või sul ei ole ühtegi head nalja selle kohta veel? Tänapäeval ongi, tänapäeval nagu ma oleks mingi hästi vana või okei. Või pigem ongi vaat see, et nende asjadega see minust nagu see jõuab, mingi hetk jõuab see Delfi uudis ja ma ise ei vaata uudiseid nii kiiresti, ehk põhimõtteliselt, kui ma seda uudist teen, siis ma näen juba 100 tüüpi, kes on teinud sellest mingi 10 miimi juba, mingid konnapildid on juurde pannud, möllud oksendavad siilid, kõik on valmis juba ja siis ma on nagu see, et ja siis sa oledki nagu rongist juba maha jäänud, sest selle tänu sotsiaalmeediale kõik läheb nii kiiresti, et vanal oleks jumala lihtne olnud, sa ei saagi aru, et kas keegi on enne teinud seda või pärast, aga nüüd on keegi ütleb kohe, ei, see on tehtud juba. Aga ma ei tea, see Eesti brändi värk, ma ei tea. Ma praegu jätan mulje, nagu ma oleks süvenenud sellesse teemasse. Ei, ma tean küll seda brändi asi, muidugi see brändi asi, ja. Okei, ma võtan üle. Viimane küsimus sulle sama, mis Agurile. Mitte see, et kas sa oskad nalja teha paremini, see oli lihtsalt küsimuste väline küsimus, aga see sama küsimus praegu täna oma siiamaani saadud kogemuse ja teadmisega, mis on see üks asi, mida sa soovitaksid või mis nõu sa annaksid teistele inimestele? Elu kohta suurelt ja üldiselt. Ma oleks pidanud tegema nii nagu Ameerika teles, et sa saadad küsimused ette mulle. Sest see on päris raske küsimus. Ma ei tea, kas mul on nüüd see mingit head nõu anda inimestele, kes on kõikidel tundub elus suht hästi minevat. Ja siis mina mingi katkine hing tulen, ei, te peaks nii tegema tegelikult. Mina ei tea, jätkake samas ohus. Nagu hoidke kõva ja selles suhtes, et see sektor tundub minu arust nagu see, et siin ongi nagu raske soovitada. Pigem kui ma läheks mingi vanakooli inimestesse, kus on need kibestunud inimesed rohkem miinimumpalga juures, siis ma saaks minna, et teie peaksite õnnelikumad olema. Mida sa nukrutsid, Rais? Teile on nii raske öelda, teil on nagu lõbus ja värke, et minu arust jätkake sama asja. Hoia kõva võtsin mina siit selle sinu soovituse. Lühidalt kokkuvõttes, see on nagu akronüüm, aga ma ei hakka lahti seletama seda. Aitäh, Miikael. Mul on sulle üks kingitus ka ja see on see kingitus, mis enne üle jäi. Sest ma lihtsalt silmaga vaatasin, et sa ikkagi oled pikem natuke, kui ma muidu arvasin, aga ma loodan, et see sobib sulle. Eesti disaini auhindu võitnud Coworkupiti T-särk siin sulle ja Miikael Meemaa. Aitäh! Nii, meil on selleks korraks ametlik osa läbi. Nüüd te võite julgelt võtta veini juurde. Aitäh kõigile, kes te tulite. Ma loodan, et te jääte üheks hetkeks siia veel natuke juttu rääkima, et siis ma saan hästi kiire ringi teha niimoodi ja küsida kõigi teie käest kohe tagasisidet. Kui keegi tunneb, et ta tuju ei paranenud 10%, siis palun tulge mulle julgelt ligi. Mul on kontrollküsimused ja mõned testid, need ei ole valusad. Ja Coworkupit saadab teid tasuta massaaži hea meelega. Aitäh, et te tulite, kuna tagasiside oli eelmine kord nii hea ja ma näen teie nägudest, et teil kohutavalt igav ei ole olnud, siis ilmselt veebruaris me teeme sama üritust
info liigub Facebooki grupis, mis on siis HR Happy Houri nimega. Soovitage julgelt oma sõpradele ka, kes personalivaldkonnas tegutsevad ja näeme teid järgmisel korral. Aitäh teile kõigile!